Volkswagen sai alguse 30ndate lõpus legendaarse mudeliga Põrnikas, mida toodeti peaaegu 60 aastat ja üle 20 miljoni. See oli auto, mis oli lihtne ja kättesaadav kõigile. Volkswagen jätkab ID4-ga sama mõttekäiku, sest see on auto miljonitele, mitte miljonäridele. See auto on klassis, mida tarbijad soovivad. See auto on ruumikas, seda autot on lihtne kasutada. Ja kuna tegemist on elektrisõidukiga, siis ühe laadimisega sõidu ulatus on täiesti piisav. Olenevalt sinu valitud versioonist jääb see 300 ja 500 kilomeetri vahele. Ning selle tõestuseks, et tegemist on sõidukiga, mis oma turule tulekuga pani enda poole vaatama, siis pärjati ID4 aastal 2021 maailma aasta autotiitliga. Üks asi, mis selle auto puhul kohe silma torkab, on tema kujustus. Ta on suur, teda on palju, aga oma suuruse juures on tal üks tohutu eelis. Nimelt teeb ta oma pöörde raadiuses pea meetriga ära 30 sentimeetrit lühemale Golfile. Kaks asja, mida meie silm veel märkab. Tagaratastel olevad trummelpidurid ja mitte nii tavalised ukselingid. Miks trummelpidurid? Kuna tegemist on elektrisõidukiga, siis enamus pidurdamist tehakse mootoriga pidurdades ehk rekuperatsiooniga. See on väga efektiivne, sellepärast et pidurdusenergia salvestatakse akudesse ja sellel kohal on trummelpidur igati õigustatud. Sellepärast, et kui pidureid kasutatakse vähem, siis trummelpidur ta on hooldusvabam. Ja ukselingid, neil on siin sees lüliti, ehk sul ei ole tavapärast linki, kust nii-öelda rebida või tõmmata. Sarnane innovaatiline lähenemine jätkub ka ID4 salongis. Kui kõrvale jätta kaks nuppu või lülitit, üks neist on siis käiguvalits, mis paikneb mugavasti siin rooli taga, mida sa saad pöörata ja siit valida, kas siis edaspidi või tagarpidi käigu. Ja sõiduki käima ja seisma panemisnupp, mida sul tegelikult ei ole vaja kunagi kasutada, sest ID4 on sinu jaoks alati valmis, siis muud nupud põhimõtteliselt on puutetundlikud. Roolinupud, mis toovad sinu käeulatusse palju olulisi funktsioone ning annavad mõnusat tagasisidet. Ja keskkonsoolis paiknev ekraan on varustatud suurte ja selgete ikoonidega, mida on ka sõidu ajal lihtne vajutada. Kui alguses võib kõik see puutetundlikkus veidi segadusse ajada, siis autoga igapäevaselt sõites õpid sa ära ka kindlasti mõned nipid. Näiteks need puutealad toimivad siin nii libistades kui koputades ja näiteks temperatuuri valiku koha peale koputades saad sa kiiresti sisse ja välja lülitada ka istme soendust või volüümiala peal kahe sõrmega libistades saad sa navigatsioonikaarti sisse ja välja suumida. Samuti on sul ekraani vaateid võimalik vahetada käeviipega. Volkswageni uuendusmeelsusele vihjavad ka aknalülitid. Ja kui esmapilgul tekib küsimus, et kas sellisel kaasaegsel autol on ainult ees elektriaknad, siis ei. Kuna uuringud tõestavad, et juhil on väga harva vaja tagumisi aknaid avada, siis Volkswagen on need lisalülitid siit ära kaotanud. Aga samas on siin nupp, millega on võimalik siis tagaakna lülitid siit juhi ukselt aktiveerida. ID4 roolitagune ekraan on väike, minimalistlik. Samas on oluline info siin olemas, ehk siis kiirus, juhiabid, kas sul on praegu edaspidi või tagurpidi käik ja kui palju akut järel on. Aga sellest olulisem on head-up display, mis on varustatud liitreaalsusega, ehk sulle kuvatakse sinna ka väga mugavalt ja suurelt ja selgelt navigatsioonimärguanded ja samamoodi on siis seal kõik kiiruse ja juhiabidega seotud info. ID4 on varustatud veel ühe nutika lisaga. Selleks on ID Lite, mis paikneb tuuleklaasi alumises servas ja justkui suhtleb juhi või siis ka reisijatega. Sealt saad näiteks informatsiooni, kas sõiduk on valmis selleks, et temaga reisile minna, kas akut laetakse, kuhu poole järgmisel ristmikul navigatsiooni järgi pöörama peab, aga samas ka ohumärguanded, tuleb siis niisugune oranžikam, punakam toon, kui keegi sinu ees järsku pidurdab või mingi ootamatu takistus teele astub. Väga nutikas abiline, millega on lihtne ära harjuda. Aku mahtuvusi on valikus 2.
52 ja 77 kilovatt-tundi. Ning valides suurema akuga tagaveolise versiooni, siis võimalik sõiduulatus on isegi üle 500 kilomeetri ühe laadimisega. ID4 on ruumikas. See ei ole üks nendest autodest, mis on väljast suur ja siis salongi peab juht koos reisijatega ennast kuidagi ära pressima. Ei, siin on mõnusalt ruumi juhi kohal, siin on ruumi kõigile ja mis oluline, siin on ruumi ka sinu asjadele, sest ID4 pea 550 liitrine pakiruum on nutikalt vormitud, nii et sinna on lihtne asju mahutada. Laadimine, lihtne. Kõige targem on sul seda teha kodus või tööl. Nii on ID4 kasutamine sulle kõige soodsam. Aga samas, kui sa peaks ka valima kiirlaadimise, siis on hea teada, et 10 minutiga saab ID4 100 kilomeetrit sõiduulatust juurde. Klassikalist põrnikat ja elektrilist linnamaasturit ID4 on vägivaldne võrrelda. Mõlemad on oma ajastu märgid. ID4 pakub innovatsiooni igaks läbitud kilomeetriks ja elektriga sõitmine on nauding, millega peame ära harjuma. Volkswagen.